Suurõppus Siil on jõudnud sellesse faasi, kus praktiliselt üle Eesti käivad lahingud ning tõelist lahingumöllu võis näha ka Tapal. Täna me teeme siis Scouts-pataljoni ja Soome kompanii ühisharjutust eesmärgiga siis täielikult integreerida Soome kompanii Scouts-pataljoni koosseisu ja olla valmis järgmisteks Siili õppelahinguteks. Kuivõrd tähtis selline ettevõtmine on, kus harjutatakse siis koos soomlastega? See on väga oluline, et saada omavahel kõik tuled ja viled ilusti tööle ja saada aru, kes kuidas mõtleb. Kas ja kui tihe koostöö soomlastega siiani on olnud? Ega nad vist väga tihti ka nüüd Eestis ei käi? Kui soomlased ei käi Eestis, siis meie käime Soomes. Et paar nädalat tagasi oli üks meie kompaniides Soome sarnasel õppusel Mighty Arrow ja seal me oleme juba mitmed aastad käinud. Kas ja kui palju on siis meil soomlastelt õppida? Ma arvan, et meil mõlemal on üksteiselt õppida. Et me ikkagi natukene teeme mõningad asju teistmoodi, aga tegelikult ikkagi suhteliselt sarnased oleme oma mõtteviisilt ja oma tegutsemiselt ka. Ja nagu öeldaksegi, et raske õppustel kerge lahingus ja see ongi see koht, kus õppida, eks? Otse loomulikult, et hea on, et kui me saame veel ilma veret õppida, ei pea rasketest kogemustest õppima. Koostöövajadust rõhutavad ka soomlased ning lisavad, et neil on paljuski väljaõppe sarnane kui meil. It's been fun, interesting. The terrain is a lot different than what we have in Finland and it's been hard and difficult, but it's also very good to train here to get experience like this. It's very important. We should be making a lot of cooperation and especially training together makes us stronger, I think. Well, obviously the terrain and of course, we are conscripts and the opposing military is professional military, so but not that much. We do know same things and people are motivated here, so it's nice.